Igatsus on selline huvitav tunne, mida me vahel tunneme ja vahel isegi kardame. Igatsus on näiteks see, kui sa varakevadel lähed välja ja püüad esimesi päikesekiire ja tunned seda päikesesoojust ning igatsed juba sooja suve. Sa lähed metsa, kus on veel lumi maas, aga sa tunned, et see on mööduv ja sa tajud, kuidas päikesesoojus sinu nahka soojendab. Olles talvitunud Aasias, ma ei koge seda igatsust. Ma olen tähele pannud, et kui ma tulen tagasi Taimaalt või mujalt Aasiast, siis see kevadine päikese ootus ei ole minu jaoks huvitav, sest et ma olen juba päikese poolt laetud. Aga kui ma veedan talve siin külmal maal, siis ma ootan igat päikesekiirt, mis vähekenegi sooja hakkab andma ja kui päike juba paistab, siis ma lähen välja ja võtan päikest. Ja siis ma tunnengi seda igatsust suve järele, mida on nii vähe, nii lühikest aega. Ja seda igatsust ma soovitan teilgi tunda vahel suhtes olles. See tähendab, et selle asemel, et olla kogu aeg koos ja soojas teineteise kaisus, leidke neid hetki, kus te olete teineteisest lahus ja ootate taas kohtumist. Ja siis vaikselt hiilib sisse igatsus. Kui sul on tekkinud igatsus oma kallima järele, nooreneb ka teie suhe. Te hakkate taas teineteist leidma ja avastama. Te märkate muutusi teineteises ja kasvab huvi oma kallima vastu. Igatsus võtab ära selle harjumuse kanga, mis hägustab kogu pilti. See harjumus, et minu partner on selline või seesugune, lämmatab selle armastuse kire. Aga igatsus äratab selle taas ellu. Ja nii nagu sa igatsed seda päikest ja ootad seda suve, hakka igatsema ka oma kallimat. Ole tast nii kaua eemal, kuni sa taaskord teda igatsed. Ja siis teie liit püsib igavesti.